tere tulemast sõnumeid kuulama, armas kuulaja, kes sa siin käid. Nii tore on sinuga taas kohtuda selles ruumis. Ja mina olen siis Liina, valgustajanna ja jagan täna jälle sõnumeid, mis läbi minu tulla tahavad ja sinuni jõuda tahavad. Ja tänaseks teemaks on siis meie lähenev oktoobrikuu. Oktoobrikuu tuleb väga-väga võimas kuu, kindlasti väga suur potentsiaal sisemisele kasvule, sisemise jõu leidmisele. Väga selline kuu, mis aitab näha, kui oluline on häälestamine, kui oluline oled sa iseendale, sinu energeetika, sinu energia, mis on sinu jaoks, õpid seda paremini nägema. Ja ütleme niimoodi, et ka siis selles ühtses väljas, kus me kõik koos oleme, et ka selles ühisväljas on väga palju selliseid raputusi ja selliseid asju, mis aitavad meil minna sügavamale iseendasse ja häälestuda enda olemusele ja häälestuda sellele, mis on tegelikult oluline. Ehk siis selliseid proovikivisid ja tõkkepuid tuleb, mida me saame kergusega ületada, mida paremini me õpime iseendaga toime tulema ja iseennast mõistma, seda kergem meil on. Et seda ma tunnengi, et praegu maailm palub meil teha väga tugeva häälega. Et me õpiksime austama iseennast ja õpiksime väärtustama ennast ja aru saama, kus me oleme ja nägema, kui pühad me oleme. Et kahjuks me oleme paljuski seda läbi ajastute ära unustanud, et nüüd on selline ilus ärkamise ja tärkamise aeg. Ja kõik need välised rasked olukorrad on alati oma eesmärgiga, kunagi ei ole midagi valesti läinud, et võid rahuneda, võid rahulikult olla. Kõik on omal kohal täiuslikult. Ja ma olen siis pannud meile siia valmis nagu näha 3 gruppi. Korraks siin avan veel teisi kaardipakke ka. Aga siin on meil 3 gruppi. Sa võid nüüd häälestuda ja hakata valima oma gruppi. Ma võin öelda ka nende gruppide nimed, kui see midagi muudab sinu jaoks. Aga esimene grupp on siis Larimari grupp. Teine grupp on Granaadi grupp. Granaat. Ja 3. grupp on Charoiti grupp. Sellised on meie võlurid, siis sellised on meie kaardid, kes hakkavad meiega rääkima. Ma tunnen, et täna väga-väga selgelt ja konkreetselt. Ja ma loodan, et sul on vahepeal läinud hästi. Ma loodan, et sa oled valmis vastu võtma seda uut sõnumit ja uut kasvamist. Ja mina olen igal juhul siin valmis alustama. Nii et sa võid pausi panna, kui sa tunned, et sul on veel vaja, sest see, kuidas sa täna oma kaarti valid, on väga oluline. Iga kord, kui sa valid, need on olulised, aga alati võib kuulata ka kõiki gruppe ja kui sa tunned, et sul ei ole see koht, et sa tahaksid ühe valida, siis sa võid kuulata kõiki ja võtta neid sõnumeid kui sellist meditatiivset juttu vastu ja vaadata, mis sealt resoneerub sinuga. Aga kui sa, see, et valida oma gruppi ja siis kuulata ja võtta vastu, see on selline ka sügav protsess ja see aitab hästi oma intuitiivsust arendada, nagu ma iga kord räägin. Et see on osa sellest rännakust.
vot, aga ma siin panen meie grupikesed siis siia ilusti ootama ja esimene grupp on valmis alustama. Nii et tere tulemast lugemisse. Siis Larimari grupp. Larimar on üks hästi võimas ja eriline tööriist minu jaoks. See hästi võimas toetaja ja just sellistel sügavatel protsessidel ta on hästi tugeva kaitsega ja samas hästi sellise kohaloluga ja ta aitab häälestuda sellele, mis on kõrgeim. Et selline hästi võimas kivi, mis sa valisid. Nii, vaatame siis meie sõnumikese, grupp number 1. Mul on sellised hästi vahvad sellised kunstilised kaardid siin ja sinule tuli siis green taara, mis on siis roheline taara. Bodhisattva of compassion in action. Et see on selline kaastunne, mis on tegevuses. Ja kaastunne koos tegutsemisega siis viib tulemuseni. See on selline väga võimas kaart. Ja nagu näha, siis see roheline taara, kes seal kaardi peal on tõesti hästi roheline. Selline ärkava rohelise värviga. Et ma tunnen, et see kuu on siis sinu jaoks tulemas midagi. See tähendab, see kuu eeldab sinu ärkamist. Ja see tuleb läbi tegutsemise. Ma tunnen, et sul on mingi selline kohe koht, kus sinult oodatakse tegutsemist. Et sa ei oleks enam kuskil tagaplaanis oma elus, vaid ärkaksid sellele tegevusele üles, et sa julged liikuda ja olla liikumises. Et tuleksid nagu stagnatsioonist välja ja hakkaksid ärkama. Ja siin tegelikult tema ümber on näha ka nagu, et tal nagu lilled õitsevad ja on siuke hästi värvikirev. Et ma tunnen, et millestki raskusest on vaja tõusta üles ja liikuda rohkem sellisesse elusse, värvilisusesse. Ja see tegutsemine kindlasti hõlmab siin ka teisi inimesi. Võib-olla sul on tarvis see kuu olla olemas teiste inimeste jaoks. Et sinus on see energia olemas, et sa suudad toetada, et sa suudad sellest enda seisakust välja tulla ja toetada ja liikuda sellest läbi. Ja sinu selline armastav kohalolu, armastav olemus, mis sa oled, on praegu hästi vajatud. Inimesed ja ütleme niimoodi tegelikult, et nagu maailm kutsub sind appi. Maailm kutsub sind tegutsema. Ja kui mitte nüüd, siis millal, ma küsin su käest. Kui sa nüüd ei ärka, siis millal sa ärkad? Kui sa nüüd ei tegutse, siis millal sa tegutsed? Siin ja praegu, selles hetkes on kõik. Ja sul on kogu see maailma vägi olemas. Et sellest hirmust ka läbi liikuda, et äkki ma ei oska, äkki ma ei saa või ma ei saa aru. Et sellised jutud nagu võivad olla meelitavad või selline libe tee nagu kuhu minna. Või ahvatlev, ma ütleks isegi. Aga see ei ole sinu jaoks, sa oled praegu täielikult mõeldud ärkama ja tärkama.
ja hästi palju on kasvamist. Et sul on hästi suur kasvamine ees ja ma tunnen, et kogu see sinu kasvamine aktiveerub siis novembrikuus. Ja selline sinu olemuses on just see selline ka kaitse, et sa suudad pakkuda sellist hästi turvalist ja mõnusat ruumi oma lähedastele ja inimestele, kelle teel on ette nähtud sinuga koostööd teha. Ma tajun, et siin on ka tervendajaid kuulamas. Ja kui sa tunned selle koha endas ära, siis see on kindlasti pühitsus sulle sellele teele, et sa võid julgelt hakata astuma. Õnnistused on saadetud sinu poole ja ma ütleksin, siin on selle kaardi sõnumis on nagu see kaastunne on hästi tugev, on ju, see energia. Et mis see võib tähendada? See on see koht, et sa ei vali pooli. See on see koht, et sa nagu mõistad kõiki, mõistad kõike, tõused kõrgemale sellest inimtasandist ja vaatad seda olukorda suurelt, vaatad seda olukorda laialt. Ja sinus kasvab sinu südames see kaastunne, see mõistmine, kuidas kõik on täpselt nii, nagu olema peab. Ja sa ei pea mitte millegi vastu võitlema, sa ei pea kellegi vastu pahane olema ega kuri, vaid sinu ülesanne on olla oma energias, käia sellel oma teel ja läbi selle suudad sa teha 1,000,000 korda rohkem kui selles, et sa istud ühe koha peal ja annad hinnanguid ja oled pahane. Saad aru, et sa muudad selle mustri enda sees ära. Et sa tõused nagu sellesse jumalikku olemusse ja ületad iseenda need egomängud. Ma näen, et see on hästi suur kasv sinu sees ja see kutsub sind hästi tugevalt. Ja leia enda sees, mis sind nagu toetab, ma tunnen, et sa leiaksid selle sisemise seisaku, selle sisemise, ütleme, rahu. Et kõige selle tegutsemise taustal on sisemine rahu. See ei ole see, et sa hakkad mingisugusest hirmutasandist või mingisugusest okei, ma nüüd pean olema see või ma nüüd teen seda, sest see näeb välja nii või see peaks olema nii. See on absoluutselt mitte midagi sellist, mitte midagi sinna poole ka. See on unikaalne sinu olemus, see on sellesse astumine ja seal on rahu. Seal on rahu, seal ei ole seda mõtete pada ja jada, mis kogu aeg kerib ja käib. Ja kui ma vaatan nüüd siit selle kaardi raamatus, siis ma tunnen, et siin on üks hästi oluline sõnum, mis sind veel toetab see kuu. Jäta see endale meelde või kirjuta endale üles. Selle kuu mantra on sulle Om Tara, Tu Tare, Ture, Svaha. Nüüd otsi see mantra üles internetist või kui sa juba kuulad mantrat, sa kindlasti tunned ära. Siis ja kuula seda enda toetuseks sellel kuul. See on siis selline sinu üldine sõnum ja ma tunnen, et see on ikka väga-väga võimas tee, mis sa oled valinud siia tulla käima ja see tuleb väga-väga-väga võimas kuu sinu jaoks. Nii et ole hästi kohal iseenda jaoks, märka enda vajadusi, märka endale pakkuda seda toetust, mis sa kõige selle taustal vajad, mis on hästi oluline, et sa ennast toetaksid, sest et need on suured protsessid, siis need vajavad ka
hästi suurt kohalolu ja just, et sa et sinna ei kaoks sinna mõistusesse ja hirmudesse ära, see on hästi oluline koht. Et sa peaksid meeles ja lubaksid endale enda suurusesse üldse minna, lubaksid endal selles olemises üldse olla, et sa usaldad nagu kõike seda, mis on hästi suur vastuvõtlikkuse koht ka, et julgeksid maailma vastu võtta, julgeksid siin maailmas elada, kehastuda ja olla ja lõdvestuda ka veel selle kõige juures. Et see on selline hästi-hästi ilus usaldusse laskumine. Aga ma vaatan, mis on veel olulised toetavad sõnumid sulle selles teekonnal, millest me just kõik rääkisime. Okei. Ahah. Nii. Kõigepealt tuli selline kaart meile, mis on vabaduse kaart. Ja ma tunnen, et sul ongi ja tegelikult siia kõrvale tuli veel selline nagu köidikud, selline meesterahvas, kes on kuskil kinni, millest on vaja ennast vabaks võidelda. Ja ma tunnen, et see sinu sükene sisemine vabadus on hästi oluline, et sa saaksid liikuda mingites enda rütmides ja vabadus, siis tuleb see kuu sulle teemaks ja sa tunned võib-olla ennast ka nagu mingis mõttes köidikutes ja sa oledki ilmselt jäänud mingis kohas köidikutesse nii-öelda kinni, mis väliselt võib ilmutada ennast siis piirangutega, aga tegelikult on see väline pilt ju peegeldus meie kõikide sisemisest. Et ma tunnen, et sa tahad sellest liikuda läbi ja see protsess käibki sinu sees. Ja mis sind veel toetab selles on siis spontaanne ja intuitiivne loomine, ehk siis sa liigud hästi spontaanselt, hästi hetkes, hästi kohal. Sa ei hakka looma endale illusioone, sa ei hakka jääma kinni asjadesse, et nüüd, kuidas ma nüüd olema pean, vaid sa oled hästi selles hetkes, hästi kohal iseendaga. Ei loo ego tasandilt endale mingeid asju ette nagu, vaid lubad ja alistud nagu see naine niimoodi viskub sellesse vabadusse niimoodi usaldades, et ma tunnen hästi sellises nagu mõnusas julges kohalolus ja sihuke ongi täielik ärkamine. Ja ma arvan, et sa oled ise ka hämmastunud, kuidas nagu sellest, kes sa tegelikult oled ja milline jõud on selles sinu kohalolus, milline jõud on selles sinu puhtas olemuses. Jah, ma tunnen, et siin on juba väga hästi öeldud, ma vaatan selles mõttes väga hästi öeldud, väga hästi öeldud ja väga palju öeldud, et on nagu mida läbi tunnetada sul siis enda jaoks. Ma vaatan, ma panen sulle sellele teejuhi ja vaatame, mis see sõnum lahti rullub. Okei. Siin tuli selline Jvalkul ja siis on Dharma unfolding, Dharma nagu sinu nagu see, mida sa siia tulid tegema, sinu missiooni nagu lahti rullumine. Mäleta, et sa oled teekonnal üks samm korraga õnne poole. Ja tema tuletabki sulle seda meelde ja toob meile selle sõnumi, et siin on mingi sinu hingemissioon lahti rullumas praegu. Ja ilmselt see tervendamine või see, ma ei tahaks isegi tegelikult seda kontseptsiooni panna,
aga ma ütlen, et veel kord, et siin võib olla tervendajaid, aga see võib olla ka midagi muud, et sina tead seda enda sees, aga mingi sinu missiooni osa nüüd rullib ennast siin sellel kuul sulle lahti. Ja see on seotud sellega, mida ma rääkisin. eriti võib-olla selle green rohelise taaraga siin. Et sihuke tegutsemine ja kaastunne ja see kõik on nagu osa sinu sellest hingemissioonist. Ja mida siis Tšvalgul meile veel ütleb, on see, et mäleta, et sa oled teekonnal ka. Et nagu just seesama, millest ma enne ju rääkisin ka, et sellest välja häälestumine nagu sellest ego tasandist ja nägemine, mis see kõik on. Ja et see on sinu teekond, see on sinu ilus teekond, et pea seda pühaks. Nagu võta see täielikult vastu ja hinda ja väärtusta seda. Ja üks samm siis korraga, et ei ole vaja kiirustada kuskile, sul ei ole mitte kuskile kiiret, see on sinu sisemise rahu ja püha teekond, et sul ei ole tõesti mitte kuskile kiiret ja keegi pole ees läinud kuskile ja sina pole taha jäänud ja sa oled nagu hästi oma eluteel ju. Ja meil kõigil on oma rada ja omad asjad, mis seal tulevad ja mis seal peavad tulema ja kuidas nad peavad tulema, et see on hästi individuaalne ja hästi püha igaühe jaoks. Et siin on suured asjad toimumas ja mul on hea meel, ma tunnen siin head energiat ja ma näen, et see on suur ja oluline protsess su elus. Et olgu siis õnnistatud see novembrikuu. Öeldakse ju, et aasta kõige pimedam kuu, ilmselt siis ongi, aga selles pimeduses, selles sügavuses tärkavad meie sees tõelised teemandid. Nii et ole valmis kohtuma nende teemanditega enda sees ja võta seda nii, võta see vastu nii. Vot. Ja selline siis sai sinu lugemine, Lari-Mari grupikene. Ja soovin sulle ilusat teekonda ja ilusat päeva jätku. Kohe kohtume grupp number 2. Tere tulemast lugemisse grupp number 2. Sina valisid siis endale kiviks sellise granaadi, mis on hästi võimas toetaja naistele. Ja kuna sa nüüd valisid selle kivi, ta on hästi naiselikkuse ja väga tugeva kaitsega kivi, siis ma soovitan sul võib-olla hankida endale mingit väikest kas käevõru või mingi granaadiga midagi endale toetuseks ja väestamiseks selleks kuuks. Et see on väga sümboolne ja väga, ma ise väga armastan seda granaati ja tasub olla selle granaadiga teadlik, ta on hästi võimas tegutseja. Nii, tore. Alustame siis sinu lugemisega. Vot selline võimas Torje Troolo tuli sulle siia, vau. See on siis selline üldine sõnum, suurem sõnum sulle selleks kuuks. Vau. Nii tema nimi kirjutatakse Torje Troolo. See on siis metsik tarkus selliselt sõjakalt pudalt. Lase lahti loogikast. Kõrgem tarkus juhatab sind läbi. Vot ma ütlen sulle, et see kuu on üsna intensiivsed energiat.
nagu siit näha pildi pealt juba. ja sul on tarvis olla selline väga tark, hästi tark, hästi teadlik. Tulevad väljakutsed. Aga mis siin nendes väljakutsetes siis aitab, on see, et sa võtad seda jumalikku infot, seda jumalikku tarkust vastu. See tähendab seda, et sa siis lööd oma krooni lahti, avad oma krooni, kui ilusti öelda, ja oled ühenduses kõiksusega. Ja see kannab sind läbi. See on natuke nagu see tiiger, mille peal ta istub, et see on sinu, see on see, kes sind kannab sellest läbi. Ja see tiiger on ka väga sümboolne, et tal on siin abiline. Et tal on keegi, kes aitab tal siis ratsutada, kes teda viib sinna, kuhu ta tahab ja kes kuuletub talle täielikult ja on valmis teda toetama. Tundub, et sul on ka sinu elus toetajaid, kes tegelikult sind hästi palju toetavad. Võib-olla sa tead neid inimesi, neid toetajaid või neid energiaid. Võib-olla nad on üles tõusnud meistrid, aga võib-olla nad on inimesed sinu perest. Igal juhul sa tunned ära, sa tead ja sul on toetus olemas. Sa ei ole üksi. Midagi pole valesti, midagi pole juhtunud, vaid see ongi, sa oledki õiges kohas ja teed õiget asja. Ja ütleme niimoodi, et sa oled nüüd valmis, natuke nagu kardad veel, aga sa oled valmis olema see worthful Buddha nagu, see on siis, nagu tahaks öelda siia sõjakas natukene, aga see ei oleks ju õige sõna ilmselt. Selline sõdalane, tark sõdalane, just. Ja see on selline osa sinu teekonnast, kus on vaja endas arendada seda julgust, kasutada enda tarkust, kasutada ära enda sisemist juhatust, ehk siis võtta see vastu ja julgeda seda teha ja mõista, et see on sinu vägi. Ja meil on erinevaid perioode elus ja vahepeal ongi selline periood, kus meil on vaja enda vägi enda kätte tagasi võtta, kui me oleme selle andnud ära. Ja ma tunnen, et see on hästi sinul see koht nagu, et sa oled ise hästi, kolmas silm on sellel mehel hästi lahti. Sul on ka, sa tead asju ja ainukene aga on olnud see, et sa pole julgenud. Ja nüüd ongi see sõnum, et sihuke julguse kaart tuli sulle, et kui sa lased oma julguse lahti, siis sa oled täiesti võitmatu. Nagu kõige paremas mõttes. Sa oled selline sõdalane, kes teab, mis ta teeb. Sa oled selline sõdalane, kes teeb kõike inimkonna hüvanguks. Ja sul on oma roll. Ja sa ei ole pealtvaataja, vaid sa oled tegutseja. Sa oled peaesineja. Ja sul on väga palju kohti, kus on oodatud sinu energeetikat, sinu ausust, sinu tõde. Suur energia. Et sa nagu ratsutad läbi elu selle tiigriga. Sul on nagu oma toetajaskond, inimesed või energiat, kes on täielikult nagu pühendunud sind toetada. Nad on su kõrval. Nad ei lähe sealt kunagi ära. Nad on alati su selja taga.
ja ma tunnen, et just sellist teadmist sa vajad praegu, et sa julgeksid edasi minna. Ja sa oled valmis ka ületama suuremaid raskusi, suuremaid väljakutseid, aitama inimestel võib-olla näha enda sees neid raskusi ja nii-öelda teemoneid ja nägema seda, mis nad tegelikult on. Ja sa oled juhatatud kõrgemalt poolt seda tegema. Ja samal ajal, kui sa oled sellises hästi tugevas väes ja energias, siis pane tähele seda, mida sa manifesteerid, pane tähele, mida sa lood, see on hästi oluline praegu. Tegelikult meie kõigi jaoks. Aga sulle ma tuletan seda eriti meelde, kuna su energeetika on hästi tugev see kuu. Et millist maailma sa lood, millega sa kaasa lähed, leia enda tõde seest ja loo seda, mis on päriselt sinu tõde. Kui sa tahad näha maailma, kus on hoolivus, lahkus, armastus, siis palun ela seda, loo seda, mõtle selle peale, manifesteeri seda meile, endale, kõigile. Ela seda elu, mida sa tahad elada. Ole see, keda sa tahad näha inimkonnale eeskujuks olemast. Ja väga-väga võimas. Ma vaatan, mis ma vaatan? Ma vaatan sulle siia. See on siuke suur protsess on ju, vaatan sulle siia 3 sõnumit, mis arutavad meie jaoks natukene lahti seda olukorda veel. Nii, mis sul siis aitab, mis sind aitab sellel rajal? Hästi lihtsad sõnumid olid. Tasakaal. Sul on vaja ennast tasakaalustada. Pane tähele, kuidas sa ise ennast tasakaalustad, et see tuli, mis sinus on, sind ära ei põleta. Selleks sul on vaja leida mingeid praktikaid, harjutusi, mis aitavad sul ennast tasakaalustada. Ja ma ei peaks seda väheoluliseks. Ma soovitaksin sulle isegi sellist harjutust või sükest, et sa kogu aeg märkad, kus on sinu taju ja kus on sinu kohalolu. Ja see ongi nagu selline meditatiivne elamisviis on ju. Et sul on vaja nagu sellist pidevat nagu seda, et sa tõmbad ennast keskmisse tagasi, kui läheb nagu lappama, on ju, et sa õpid olema järjest ja järjest rohkem. Ma saan aru, et see ei tule nipsust nagu üleöö, et kogu aeg nüüd olengi hästi kohal, hästi keskmest panen täiega, et sa hakkaksid seda harjutama, et sa õpiksid märkama. See on suur asi, kui sa ühe korra ära tunned selle lappamise enda sees, siis sa oled järgmine kord juba palju nagu tõenäolisemalt sul on lihtsam seda märgata juba. Ja järjest osavamaks sa sellest saad, on ju, mida rohkem sa koged. Ja teine sõnum tuli andestuse sõnum. Et ma tunnen, et sul on vaja andestada kellegile, et saada ise vabaks. Et ära hoia neid taakasid, ära hoia neid jutte, neid lugusid, neid mälestusi. Minevik, tule välja sealt minevikust, tule siia kohale ja andesta. See annab sind vabaks, see annab energia, mida sa kaasas kannad, mis on kiviraske, suure maakivi raske, sa tegelikult ei jõua seda tõsta. Sul ei ole vaja seda tirida kaasas, sest et sa saaksid palju kiiremini edasi, kui sa selle maha paneksid. See ei kuulu sulle niikuinii, see pole sinu oma, see ei saa kunagi sinu omaks. Ei võta seda kaasa, kui sa siit ära lähed. Võib-olla mingi karmaatilise kogemusena.
aga sa võid julgelt sellest lahti lasta, sest see annab sind vabaks. Ja mis sul aitab siis seda teha ka ja mis veel on oluline, on siis kaastunne. Ja see on ka oluline koht, et kogu selles protsessis, kui sa oled tugevas energeetikas, sul on suur jõud, et sa ei astuks, et sa ei teeks liiga teistele. Et sinu see nägemine, sinu tajumine, sinu ühendus teatud siis energeetikatega võib, kui sa ei oska seda hästi kasutada, siis see võib liiga teha inimestele ja sellepärast kasuta enda südant, palun, ole juhitud enda südamest. Kui sa näed mingeid asju, siis ütle siis neid välja, kui on päriselt see koht ja sa südames tunned, et see on õige koht. Kui sa tunned, et sa ei ole päris iseendas, sa ei tea, see ei ole päris see, siis kindlasti ära lahmerda, ära ütle asju välja, kui see ei ole see koht. Ole kaastundlik iseenda vastu, teiste vastu, tee teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse. Armasta. Ja armastus on hästi võimas ja armastus on hästi tark ja armastus näeb, kus on meie koht rääkida, kus on meie koht vaikida. Et me oleme siin ikkagi üksteist toetamas, hoidmas ja sul on see roll olla hästi aus ja olla see tark sõdalane, siis see tark sõdalane vaatab, et süütud ohvrid ei saaks kannatada. Et sa ei teeks nagu kuskil liiga kellelegi. Mis ei tähenda seda, et sa ei või tuua kohti üles, mis on rasked ja valusad. Ma ei räägi sellest, vaid ma räägin nagu sellisest liiga tegemisest, et sa pead tunnetama ikkagi, kus on need kohad ja tunnetama ka selle ära, et kui päriselt nüüd on see koht, et sul on vaja mingeid asju öelda, aga ma ütlen tegelikult sinu energeetika on selline, et ega sul ei ole vaja midagi eriti öelda ka. Et kui on hästi tugeva energiaga inimesed, kes elavad oma tões ja on ausad, siis see niikuinii juba see ruum muudab hästi palju. Ja see ruum on siuke tõeruum, mis juba nagu inimeste sees paneb protsessid tööle. Need kukkus hunnik kaarte. Need protsessid siis, mis peavad olema. Nii, panen kaardid ühel kokku. Ja, see oli tõde. Siis ma panen sulle siia ühe teejuhi. Ma panen sulle ühe suure toetaja ja vaatame, mida tema sulle sellel teekonnal veel ütleb, on nüüd üles tõusnud meistrite pakist. Ja see on hästi võimas, kui sa nüüd üles tõusnud meistrid reaalselt nagu sa saad alati nende poole pöörduda, kui sul on abi vaja. Tuletan sulle selle ka veel meelde, et see on väga võimas tööriist. Nii, sulle tuli selline jumalanna, Diana. Kavatsus, fokusseeritud kavatsus. Mõtle, millest sa unistad ja mida sa soovid. Sea oma sihid paika, kõrgeks, sea oma sihid kõrgele ja oota parimat nagu tulemust. Et ta siis ütleb, et sul on vaja hoida fookust. Nagu ma enne rääkisin, ma tunnen, see fookuski võiks sul olla sellele enda keskme hoidmisel, hetkes elamisele, kohal olemisele. Ja et su kavatsus, mis ma rääkisin, et see, mida sa praegu manifesteerid, loob ennast väga võimsalt ja väga tugevalt. Ja see tähendab ka seda, et sul võiksid siis sihid paigas olla, mis ei tähenda, et sa elad kuskil tulevikus, aga see, et sul on hetkes, selles hetkes enda sees on sul enda kavatsuse jõud selge. Enda kavatsused ka siis on ju. Ja oota parimat tulemust siis.
no et eelda just, mitte oota, vaid eelda. Vabandust, läksin korra sõna sassi, et eelda parimat tulemust. See tähendab seda, et nagu sa eeldad, sa juba eeldad, et kõik läheb hästi. See annab sulle sellise, kuidas ma ütlen, see annab sulle hästi suure jõu ja siis kõik asjad lähevad ka hästi. Et sul on seda manifesteerimise jõudu nii palju ja kui sa oled niimoodi häälestatud, siis see on hästi toetav sulle. Et sul on endal lihtsam ja asjad lahenevad kergemini. Aga tore, ma tunnen, et siin on üsna suured sõnumid olen saanud sulle edastada ja ma soovin sulle sellist vägevat kuud, et tundub, et see granaat oli täitsa omal kohal siin grupikeses, et ole sina ise nii vägev, nagu sa oled ja ole õnnistatud ja maagilist päeva jätku sulle. Nii. Alustame siis. Kolmanda grupiga. Ja tere tulemast lugemisse grupp number 3, Charoidi grupp. Charoid on ka üks väga-väga võimas, tugev kivi. Nii, ja ma tunnen, et me oleme valmis vaatama otsa tänasele sõnumile. Selles kaardi nimi on siuke nagu köödi harjutamine. Et laienda oma teadlikkust energeetiliste nagu piirideni, äärteni. Või siis nagu universumi piirideni. Väga huvitav. Ehk siis ma tunnen, et see kuu tuleb sinul selline hästi vaimselt tugev ja suur kuu. Sinu hing tahab siis teha hüpet, minna järgmisele tasandile, saada rohkem teadlikumaks, mõista, kus on siis nagu, kuhu on võimalik rännata. Võib-olla mingid huvitavad sellised vaimsed rännakud oleks sind toetavad. Võib-olla proovid midagi uut, mingid sellised põnevad väljakutsed, võib-olla iseenda hirmude ületamised. Samas ma näen sellist nagu lustlikkust, sellist, et sa tahad nagu rohkem teada saada, sa tahad oma olemust laiendada, sa tahad välja tulla sellest inimteadvuse piiridest, sa tahad teada saada, mis veel võimalik on. Sind toetaks kindlasti hästi palju see kuu küsimine pidevalt igapäevaselt, mis siin veel võimalik on. Kasuta seda mantrana see kuu, mis siin veel võimalik on. Ja kuidagi ma näen nagu sellist hästi suurt energeetilist avardumist ja sa oled valmis selleks. Vahepeal inimesed tahavad kogeda hästi suuri asju, aga nad ei ole tegelikult selleks valmis ja need võivad olla väga valusad kogemused, kui ei ole veel valmis. Et kui sa lähed mingist suurest nagu tahtest, aga ma tunnen, et sinul on hästi suur nagu hingena ka selline valmisolek ja tahe ja sa oled inimesena ja olemusena ka valmis neid asju tegema. Ja et siin on siis see, kes siin harjutab või teeb mingeid asju, tema siis istub ja mängib trummi
ja ta mängib trummi senikaua, kuni ta on teises teadvuses. ta silmad on suletud ja tema meel siis läheb kuskile teise reaalsusesse. ja siis ta samal ajal avab ennast universumile ja tahab ühenduda siis teise poolega, teispoolsusega ja sellise poolega, mida tema mõistus ei suuda aru saada. ja ta siis rahustab ja vaigistab oma meele, mis on siis nagu sihuke tormine võib-olla, nagu meeles toimub kogu aeg hästi palju, meel on hästi-hästi aktiivne. ja tema siis ongi see, kes tahab sellest välja tulla ja teha midagi muud. ja ma tunnen, et tead see, et sa seda teed, et sa liigud sellest meelest välja, liigud sellesse nagu kõiksusesse ja tahad näha, mis seal veel on. et ma tunnen, et see on ettevalmistus sulle nagu sinu eluks. ettevalmistus selle müstika rajale, mis sind on ees ootamas. et see on hästi oluline osa sinu arengust ja sihuke uudishimu ja rõõm ja lust ja usu mind, kõik on võimalik, et päriselt ka kõik on võimalik. et kui sa tahad selliseid kogemusi kogeda ja avarduda oma elus rohkemale, näha, et nagu päriselt, mis siin veel kõik võimalik on, siis see on võimalik. ja sul ongi tarvis seda teha. ma vaatan sulle siia kohe juurde 3 sõnumit, mis aitavad meil natukene lahti rulluda võib-olla, et mis asjad võivad seal olla või mida sa peaksid veel teadma. vaatame. ma korra vaatan, mida see endaga kaasa toob, selline, et sa harjutad seda. selle nimi on see kaardi peal kööd. see on siis muutunud teadvuse seisund põhimõtteliselt. mis see sulle muidugi see on juba nagu öeldud, hästi soositud tegevus sulle, aitab sind. vaatan korra, mis tuleb. no näed, siis see ongi mis see kaasa toob endaga, tuli siis uued algused. uued algused on hästi ilus kaart. see tähistab ju siis palju selliseid uusi asju. ja samas see tähendab ka seda, et sa oled valmis hirmudest lahti laskma. sa oled võib-olla, uued algused toovad endaga kaasa hästi palju muutusi meie elus. ja lahtilaskmisi ja transformatsioone ja see, et see kaart tuli, näitab, et sa oled valmis seda tegema. ja sul on see elujõud praegu üsna tugev, et seda kõike teha. Ma korra tunnetan, mis sõnumit sa veel seal teekonnal vajad. just. Väga hea, et see kaart tuli. Kavatsus ka, et sa oleksid see on väga oluline koht, ärme seda mööda rutta. kui sa oled sellistel rännakutel või sa tahad kogeda midagi enamat, siis hoia oma kavatsus hästi selge. et miks sa midagi teed. sellepärast, et tasub olla teadlik ikkagi. et mis on sinu nagu kavatsus, mis on sinu eesmärk, miks sa seda teed, mida sa teed. Kust see tuleneb? Et sa liiguksid sellest, nagu me enne rääkisime, sellest metsikust meelest välja ja tuleksid sellesse seisakusse ja sisemisse rahusse. Et see ei oleks nagu meelepüüd, vaat seda ma tahaks öelda, et see ei oleks mingi meelepüüd põgeneda antud hetkest, antud olukorrast. Et see oleks ikkagi nagu puhas. Et su kavatsused oleksid puhtad ja siirad.
et see ei oleks lihtsalt selline mängukann või sihuke võbelev energia, et sa oleksid ikkagi kohal ja tead, mis sa teed. Sest palju toimub kogu aeg. Ja sa oled õnnistatud, tuli 3. kaart. Ehk siis kas mingisugused, see teekond toob sulle õnnistusi kaasa, see teekond toob sulle mingeid selliseid kogemusi või näiteks iga asju, mida sa oled tahtnud näha, tunda, kogeda, tajuda. Ja sa tunned ennast hästi, ütleme nii, et päeva lõpuks. See kogemustik, see avardumine, sa tunned ennast peale seda kõike hästi. Ja see, et sul on see kavatsus ka nagu selge, see häälestab sind nagu sellesse hoopis teise voogu ja reaalsusesse ja sul on nagu väga, nagu ütleme, soositud tee. Et ma näen, et siin on kõik hästi. Ja sellele teekonnale ma panen sulle veel ühe ülestõusnud meistri toeks. Ma pakun sulle võimalust, tähendab vastu võtta, on ju. Et sa oleksid sellel teel hästi toetatud ja hoitud ja et seal oleks hea olla ja teejuhtide käest võib alati küsida lisaküsimusi ja rääkida ja arutleda, et mis toimub, see on hästi hea sisemine praktika. Soovitan sul seda teha ja kuna sa tahad avardada ennast, tahad liikuda ruumidesse, mis ei ole sulle tuttavad, siis ma soovitangi sul teha selliseid näiteks õhtuid enne, kui sa magama hakkad jääma, uinuma, oled voodis, paned silmad kinni ja räägid natukene oma vaimsete teejuhtidega. Ühendu nendega ja see avab sind hoopis see avab sind täiesti teise kohta. Ja see on ilmselt midagi sellist, mida sa kogeda tahad. Ja see aitab sind sinu teekonnal olla maandatud, olla kohal. Ja ma näen kogu sellest kaardi lugemisest, et sa tahad üldse oma elu muuta hästi palju. Võib-olla sa praegu veel ei tea, kuidas, aga see info tuleb ilmselt see kuu sinuni väga selgelt, kas või sisemise äratundmisena, et sa saaksid edasi liikuda. Ja kasuta siis teejuhtide abi ja siit vaatame konkreetselt üks teejuht, kes tuleb. On siis Kaia. Kaia, kes tuleb maaühendusega ja ütleb, ole teadlik planeedist ja tule tagasi maa peale. Jää maandatuks, see on ju imeline, armas hing. Vaata, millest me räägime. Millest ma alguses rääkisin, põhimõtteliselt nagu sellisest muutud seisundi kogemustest, rändamisest kuskil kosmoses, rändamisest väljaspool seda, mida sa teadnud oled, nagu pigem maavälised kogemused. Ja nüüd tuleb emake maa, ütleb sulle, tule tagasi maale, ole maandatud. See tähendab seda, et sul on maandus kaasas. Sul on maandus toetuseks kingitud. Kui sa nüüd soovid oma enne magama minekut selles ühendumises pöörduda maa ema poole, siis see on kindlasti sulle ülitoetav. Et maa ema ise nagu tuleb sulle sellele teekonnale käest kinni hoidma ja ta on alati su selja taga. Sa võid rännata, sa võid seigelda, sa võid teha neid asju ja ta on sinuga ja sa ei lenda ära. Ta ütleb, tule tagasi maale, sest meil on vaja olla maandatud siin. Muidu meil need lendlemised lähevad väga-väga see hakkab meid ennast sööma teisest otsast, nagu et see maandus on äärmiselt oluline, pea seda meeles.
et kui sa teed näiteks oma elus suuri muudatusi või energia läheb hästi lakke ja et samal ajal ikkagi leida kas mingi harjutustega käia looduses, mingite toitudega, mis aitavad sul vürtsikamad võib-olla ennast maandada või nagu sellised või kellegi armsa inimese kaisus olemine, kes nagu mudib su jalgu või teeb sulle pai, et sa hoiaksid ja lubaksid endal olla nagu hästi ühenduses ka selle maise eluga. Vot, armas hing, sellised sõnumid tulid sulle täna ja suur tänu, et sa tulid siia kuulama ja kui sulle meeldis, siis pane ikka siia like ja kirjuta oma kogemust, jaga ja ilusat imelist päeva jätku sulle!